Objektiivi raadio. Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool internetisilda on mikrofoni juures Veiko Vihuri, kes on vaimulik ja kirikuloolane. Tere Veiko! Tere Markus ja tere head kuulajad! Täna me räägime Eesti sisepoliitikast ja räägime sellest, mida Reformierakond on täiesti valelikult nimetanud ajaloo kõige suuremaks maksulangetuseks. See ajaloo kõige suurem maksulangetus tundus, et tabas eelkõige hasartmängu maksu all olevaid subjekte, näiteks osavusmängu korraldajaid, nii et nad järgmisel aastal ei maksa üldse mingit maksu ning kogu hasartmängu maksu määr langes kõvasti hasartmängu pakkujatele. Loomulikult räägitakse ka sellest, et see niinimetatud maksuküür on nüüd tasandatud ja need, kes on pigem kõrgemapalgalised, hakkavad saama rohkem raha kätte. Ning räägime loomulikult ka erakonna reitingutest. Tundub, et justkui Reformierakond oleks saanud ka tiibu natukene tuules juba levitada, et mõni protsent on Reformierakonna toetustki juurde tulnud ja kui aega jääb ja ma arvan, et me peame selle aja kindlasti võtma, siis tuleb raadiosaate lõpus rääkida kindlasti ka lipuseadusest, mille algatas EKRE fraktsiooni liige Varro Vooglaid ja millega nõutakse väga lihtsat asja, et Eesti riigiasutustel lehviks protokolliliselt ainult Eesti Vabariigi sinimustvalge riigilipp. Aga Veiko, ma annan sulle kohe sõnajärje üle. Tõepoolest, aasta esimesed nädalad on toonud meile sellise rõõmustava jutumärkides uudise, et Reformierakonna reiting on pöördunud tõusule ja võrreldes eelmise aasta lõpuga Norstati küsitluste järgi on see tõusnud lausa 2,3% punkti. Nii et hetkel on siis Reformierakonna reiting 13,5. Siis selle nädala reiting, kui me seda saadet salvestame. Ja paljud inimesed on selle uudise võtnud üsnagi irooniliselt ja nõutult vastu. Ja see paneb nagu küsima, et inimesed, et mis nagu viga on, et kuidas saab olla nii, et Reformierakonna valitsuse juhtiva erakonna reiting tõuseb olukorras, kus tegelikult elu läheb iga päevaga mitte ainult tavainimeste jaoks keerulisemaks, aga ka väga paljud ettevõtjad ägavad või lausa karjuvad, et nad ei saa hakkama, nad panevad uksed kinni, eks ole. Et tegelikult sellised keskmised ja ka väiksemad ettevõtted, väga paljud nendel päevadel siin ongi uksi sulgemas. Ja ka suured, näiteks automüüjad ütlevad, et neil on silmus ümber kõri ja midagi enam siin eriti loota ei ole. Ja siis selle taustal Reformierakond propageerib ennast kui, tõepoolest vaata, et kui ajaloo kõige suurema maksulangetuse korraldajad, mis on selles mõttes ju täiesti küüniline vale, et nad on ju suutnud ja just nimelt nende juhtimisel on tõstetud siin viimastel aastatel praktiliselt ju kõiki makse. Ja mitte ainult makse ei ole tõstetud, vaid ka kõikvõimalikke muid tasusid ja aktsiise ja trahvimäärasid ja nii edasi. Et ühesõnaga, et Eesti riik pumpab oma kodanikelt ja oma elanikelt raha kõvasti sisse absoluutselt kõikide vahenditega. Minu seletus sellele reitingu tõusule, mis nagu justkui on seletamatu, on see, et see tegelikult ei ole sugugi väga seletamatu, vaid tõepoolest, et Reformierakond on suutnud teha või suutnud läbi suruda kingituse oma valijatele, kes siis ongi riigiametnikud ilmselt, kes saavad keskmist palka või kõrgematki palka ja kellele tõepoolest vähemasti formaalselt jääb rohkem nüüd palgaraha, seda ei saa öelda, et jääb kätte, sest see võetakse teistpidi ära, aga vähemasti see tunne on inimestel, et nad on midagi juurde saanud, et riik on nende käest vähem ära võtnud. Ja vaesematel inimestel, alampalga saajatel, ja keda on ka väga palju, tegelikult mingit väga suurt leevendust ju ei ole.
nii et selles mõttes mina tooksin välja kõigepealt selle aspekti, et Reformierakonna valitsemisstiil ongi täiesti küüniline. Teda ei huvita Eesti elanike toimetulek tervikuna, vaid nad on valmis oma reitingu tõstmiseks ja oma parema positsiooni saamiseks valimistel ja alanud on ju valimiste-eelne aasta, on siis valmis tegema teiste maksumaksjate arvelt kalleid kingitusi. Ja nad ei häbene seda reklaamida ja see ongi ilmselt toonud neile tagasi mingisuguse hulga neid endisi Reformierakonna valijaid, kes on vahepeal pettunud ja läinud mõne teise erakonna taha. Nii et võimalik, et me näeme veel siin Reformierakonna reitingu tõusu ja ei maksa tingimata arvata, et see nüüd on kusagil uuringufirmades nagu käsu peale kokku võltsitud, et ei pruugi olla, et see võib olla täiesti selline realistlik reaktsioon inimestelt, kes toetavad või toetasid Reformierakonda, kes tunnevad, et nüüd kuidagi neisse nagu paremini suhtuma hakatud. Tegelikult muidugi võetakse ka see, mis jääb inimestele nii-öelda näiliselt rohkem kätte või mida riik või vähem ära võtab, tegelikult võetakse seegi nende käest ära, sellepärast et tänavu on ees ju päris mitmed maksutõusud. Loomulikult siin alkoholi ja tubakaaktsiisi tõus 10%, võib öelda, et ära suitseta ja joo vähem, et siis ei pea maksma, aga see on koht, kus võetakse juurde. Siis tõusevad erinevad aktsiisid siin bensiinile, diislikütusele, kütteõlidele, samuti elektriga seotud mitmesugused tasud. Nii et kõik see kütus, elekter mõjutab ju kogu majanduse käekäiku. Ja kui sul on praegu aasta alguses selline tunne, et sulle midagi nagu jääb rohkem kätte või sul on nagu kuidagi hetkel nagu tundub olevat kergem, kellel on ja kellel ei ole, ma arvan, et enamikul inimestel ei ole, et siis võetakse seegi su käest ära. Ja nendel, kellel üldse midagi ei ole, nende käest võetakse ära seegi, mida neil ei ole. Et tsiteerime siis püha kirjaga natukene. Ja nüüd ütleme sellel taustal on võib-olla tõesti nagu Reformierakonna jaoks selline ebameeldiv üllatus. Ma arvan, et see on nende jaoks ebameeldiv üllatus, et siis Eesti 200 liige ärimees Tanel Tein on siis, kes siis on selle hasartmängu maksuseaduse nii-öelda initsiaator või eestkõneleja, eestvõitleja olnud, et nüüd on välja tulnud, et justkui kogemata on siis veebikasiinod vabastatud tänu ühele sellisele terminoloogilisele segadusele või ühele lisaterminile, mis on sinna seadusesse juurde kirjutatud, on siis vabastatud maksude maksmisest ja see on tegelikult Eesti riigieelarvet silmas pidades ju päris korralik summa, see on 22 miljonit, eks ole, mis nüüd peaks jääma laekumata juhul, kui nad siis nüüd midagi seal ette ei võta. Et tegelikult on, ma arvan, et see maksusegadus või maksutsirkus, nagu seda on ka ristitud, võib Reformierakonnale üsna valusasti näppu lõigata ajal, mil nad ju loodavad oma reitingut tõsta, loodavad tagasi sadulasse saada valimiste-eelsel aastal ja loodavad ennast reklaamida kui, ma ei tea, ajaloo kõige suurema maksulangetuse eestvedajaid ja Eesti inimeste elu ja heaolu parandajaid ja neil ei olegi vaja, et terve Eesti rahvas seda juttu uskuma jääks. Et neil on vaja ainult seda, et nende enda potentsiaalne valijaskond jääks seda juttu uskuma või vähemasti suhtuks möönvalt Reformierakonda ja nad saaksid oma reitingud ja numbrid kõik tagasi ilusasti. Ja nüüd eks ole selline maksutsirkus, mis on ikkagi päris inetu plekk sellisel ilusal triiksärgil. Ja mis näitab tegelikult minu meelest on väga iseloomulik sellele valitsemiskultuurile, mis on iseloomustanud Eestit viimastel aastatel just Reformierakonna võimu ajal, kus valitsetakse hoolimatult, valitsetakse küüniliselt, valitsetakse tõesti sellise suvalise hoiakuga või oma suvast lähtuva hoiakuga, et me teeme, mis me tahame, sest me saame, keegi meile vastu ei saa.
ja ka selle nii-öelda apsaka, mis siis vabastas nii-öelda veebikasiinod siis sellest maksukohustusest ja iroonilisel kombel aitas Reformierakonna loosungil isegi tõeks osutuda, et teha et nad on suured maksulangetajad, kuigi nad ilmselt seda niimoodi, vähemasti Reformierakond, ma ei usu, et seda niimoodi planeeris. Et jah, et sellisel juhul on minu meelest see väga iseloomulik, kuidas võimu on kasutatud, kuna mingisugust demokraatlikku seadusloomet seal Riigikogus ju tegelikult ei ole. Et on lihtsalt mingisugune, ma ei tea, koalitsiooninõukogu, mingi tagatuba, kus siis lepitakse eelnõud kokku, keegi vaatab, laseb silmad üle käia, tõenäoliselt mingid juristid ja ametnikud peaksid neid asju seal kontrollima. Riigikogu saalis koputatakse asi ära, opositsiooni ei kuulata, opositsiooni ettepanekutega ei arvestata, nii et selles mõttes ei ole opositsioonil nagu vähimatki põhjust üldse süüvida eelnõudes, et kui nad niikuinii teavad, et nad on eelnõu vastu, juba põhimõtte pärast nad on vastu, et nad ei toeta seda või teist, eks ole, valitsuskoalitsiooni seaduseelnõud, et siis neil ei ole ka mõtet nagu süüvida sellesse, et mis võimalikud ohud seal on. See on ikkagi eelnõu esitaja, eelnõu koostaja vastutus, eks ole. Ja nüüd on see nagu halastamatult paljastunud, et nad ei saa isegi sellise kvaliteetse valitsemisega hakkama, arvestades seejuures, mis on nende palganumbrid, mis on nende igasugused muud hüved ja hüvitised. Nii et sellises toredas riigis me praegult elame. Ja kui rääkida hasartmängumaksu langetusest ja sellest eelnõust, mis siis nüüd läbi läks koos selle väikse niinimetatud apsakaga, mida nii Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann on pidanud juriidiliseks, tehniliseks veaks ja ilmselgeks apsakaks Maris Lauri, siis on selge, et esiteks loomulikult apsakas ei ole. Et siin on selgelt lisatud eelnõu konkreetne termin nimega osavusmäng ja osavusmängu erinevatesse eelnõu kohtadesse ja selle kaudu intentsionaalselt vabastatud netikasiinod järgmiseks aastaks igasugusest maksust. Ja sa mainisid siin 20 miljonit eurot, mina olen kuulnud isegi 25-26 miljonit eurot jääb Eesti riigil netikasiinode pealt saamata. Ja kui me räägime hasartmängumaksust üldse, siis minu arvates on see nüüd üks nendest maksudest, kui üldse kuskil on mingi maks, mida ei peaks alandama, siis on see hasartmängumaks, mis on siis maks, mida võetakse ära hasartmängupakkujatelt, kes omakorda põhimõtteliselt röövivad ju ka inimesi, kellel võivad olla väga tõsised probleemid. Me teame hasartmängu sõltuvusest ja me teame sellest, kuidas paljud inimesed, kaasa arvatud, meenutame tedagi hea sõnaga siin kodanik Viiol, kes käis kultuuriministeeriumi rahasid maha mängimas, sellepärast, et tal oli niivõrd suured probleemid, et ta ei suutnud midagi muud teha. Ma ei tea, kui palju tema nüüd tagasi on maksnud sellest kõigest, mida ta maha mängis. Aga me teame, et on olemas väga palju inimesi, kes on laostunud tänu sellele, et meil on olemas hasartmängu pakkujad. Ja kui nüüd üldse kuskil võiks riik maksu võtta, siis sellistelt organisatsioonidelt ja äridelt nagu hasartmängupakkujad. Nii. Ja vastupidi, ma arvan, et siin võiks hasartmängupakkujatele just nimelt maksu tõsta, mitte langetada. Aga mida me oleme õppinud kogu selle asja juures on see, et E200, kes on siis Reformierakonna valitsuspartner, on aktiivselt seda hasartmängumaksu langetuse eelnõud ajanud ja Tanel Tein, kes on ärimees ja vahendab Eesti meedia kohaselt netikasiinode tegevuslubasid, tegeleb selle äriga otse, on otseselt seotud selle äriga. Nii, on olnud üks peamiseid liigutajaid selle seaduse taga ja ilmselt
tõenäoliselt on ka selle taga, et sellel on vihjanud Eesti ajakirjandus erinevates artiklites, on ka selle taga, et tõepoolest nüüd see üllatuslik nii-öelda maksulangetus netikasiinodele, ilmselge apsakas ja juriidiline tehniline viga, nagu siin mainitud on, sai sisse viidud täiesti intentsionaalselt, et tõepoolest netikasiinod saaksid omale veel rohkem raha kokku ajada. Tegelikult inimeste arvelt, kellel võib olla väga tõsiseid probleeme. Nii, et kui üldse, võtan kokku, peaks Eestis maksu tõstma, siis peaks see olema nendel, kes pakuvad hasartmängu inimestele. Et see on ainus maks, mida Eestis ei oleks tohtinud langetada. Aga just nimelt seda langetati. Ja palju on räägitud sellest, et siin ei ole mitte midagi muud ja avalikult on räägitud sellest, et kuidas E200 on võtnud päris sellises tõsises valitsusmatemaatikas oleva Reformierakonna pantvangiks, on öeldud, et kui see maks läbi ei lähe, siis valitsus laguneb ja Reformierakonnal põhimõtteliselt ei ole praeguses olukorras, see olukord, kuhu ta on mänginud Riigikogu ja opositsiooni, ei ole mitte kedagi võtta peale E200 enda valitsusse. Et ja siis peaks toimuma mingisugune muu valitsusvahetus või muu koalitsiooni teke üldse. Ning E200 on siis öelnud seda, et kui see läbi ei lähe ja valitsus kukub, ning seetõttu on siis ka Reformierakond ilusti seda maksulangetust nii-öelda toetanud. Loomulikult sidudes selle juba sinu poolt mainitud ilmselt sellise nii-öelda suure maksulangetuse astronoomilise valega, et näete, me siin langetame makse. Et sa mainisid siin, mis maksud on ja hakkavad tõusma, aga tegelikult me ei saa ära unustada ju seda, et millised maksud on juba kehtestatud siin ja millised on eelmisel aastal hakanud toimima, et meil on tulumaks kasvanud, meil on käibemaks kasvanud, maamaks kasvab erinevates omavalitsustes ning lisaks sellele on loomulikult kehtestatud see täielikult idiootlik automaks ja autoregistreerimismaks, mis on viinud Eesti autoturu põhimõtteliselt vabalangusesse. Et Eesti automüüjad hoiavad praegu peast kinni ja ütlevad, et kogu Eesti autoturg on põhimõtteliselt kollapseerumas, sest uusi autosid lihtsalt ei müüda, inimesed ei taha maksta registreerumistasu. Ja siis on automüüjad veel olnud omamoodi kahvlis öelnud, et aga nüüd on siis antud valitsuse poolt mingisuguseid selliseid segaseid signaale, et võib-olla järgmisel aastal see auto registreerimismaks või automaks tervikuna tühistatakse. Tänaseks on siis see tühistatud pere laste arvu alusel, mingi kvoodi alusel, ma nüüd täpselt ei tea seda, vähemalt mina olen oma automaksu ära maksnud ja ootan nüüd huviga seda, et mida ma siis oma 4 lapse pealt tagasi nüüd hakkan saama ja kuhu ma seda tagasi hakkan saama. Kas see läheb Maksuameti mingisuguse konto peale või ma saan selle ka reaalselt oma kontole nüüd tagasi, selle summa, mida ma automaksuks olen makstud. Aga kogu see tsirkus tõepoolest viitab sellele, millele automüüjad on öelnud, et nüüd inimesed loodavad sellele, et justkui see aasta võiks automaks tühistada ja nad ootavad, et kui nüüd see tühistatakse, et siis nad hakkavad autot ostma nendel, kellel selline võimalus on. Et automüüjad on igal juhul täielikus sellises krahi seisundis. Just hiljuti lugesin ka seda, kuidas põhimõtteliselt Eesti autoturg võrreldes teiste Baltimaadega on kollapseerunud, on tugevas miinuses, aga teised Baltimaad, eelkõige Leedu autoturg on kasvanud 26% või ligi 30%. Nii et see olukord on ikkagi väga tõsine. Aga mida me näeme kogu selle asja juures on see, et Reformierakond teeb sellist täiesti küünilist poliitikat, nagu ta on alati teinud, nagu sa ka mainisid siin, ja selle küünilise poliitika sisuks on selline peaaegu nagu stalinistlik, kööbelslik valetamise kultuur, et kui valetada, siis valetada palju, valetada näkku, valetada jultunult, valetada häbitult ja teha niimoodi, et see vale oleks suur, et see võtaks hingetuks ning tundub, ja ma nüüd ei tea, kas see on reaalne, see Reformierakonna tõus nendes reitingutes või mitte, aga ma ka ei välista seda üldse, et see võib olla, et kui see nüüd tõesti transformeerub
siin käesoleval aastal mingisuguseks Reformierakonna toetuseks, no siis me võime jälle ütelda, et Reformierakonna valijal vähemalt on küll haugi mälu. Et see sama erakond on just nimelt praegu tekitanud põhimõtteliselt maksukaose Eesti Vabariigis, mida aga tegelikult nagu veel laiemalt vaadata ja see on nagu laiem perspektiiv kogu sellele asjale, mulle tundub, et me peaksime rääkima ka sellest, võib-olla mitte selles saates, aga see on laiem teema, et millise riigimudeli tegelikult Reformierakond on üldse oma pretsedenditult pika valitsusaja jooksul siin Eesti Vabariigis sisse ja see on ise küsin, ise vastan, see on selline bürokraatliku, sotsialistliku riigimudel, kus suhteliselt marginaalsest ametnikkonnast on paisutatud välja selline riigiülene monstrum ja ametnik on kes? Ametnik on see, kes tegelikult ei vastuta mitte millegi eest. Ametnik on see, kes haldab teiste poolt loodud lisandväärtust ja tegeleb sellega, kuidas teiste poolt riigi vägivalla monopoliga ära võetud lisandväärtust siis struktureerida ja paigutada riigi erinevatesse sektoritesse. Sealjuures niimoodi, et tal puudub igasugune isiklik vastutus ja sealjuures niimoodi, millele on tähelepanu pööratud juba siin 10 ja rohkem aastat tagasi, et ametnikkond on samamoodi Reformierakonna ja teiste riigisektori valitsuserakondade poolt politiseeritud. Ministeeriumi ametnikkond on seda kindlasti tehtud, aga mingil tasandil on seda tehtud loomulikult ka riigi teiste ametnikega. Ehk siis on võetud ametnikkond enda sellise suure mütsi alla ja loomulikult ametnikkond siis on nii hääletusküsimustes kui enda tegevuses kui muudes nii-öelda toetusküsimustes loomulikult sellise suure katusepakkuja poolt, nagu Reformierakond seda on olnud, toetades tema poliitikaid ja viies ellu hea meelega neid poliitikaid. Aga mis siin juures on ja mida viimane valitsus nüüd on teinud, suurepäraselt näidanud tegelikult peale valimisi Kaja Kallase valitsus ja nüüd siis Michali valitsus on jätkanud seda sama poliitikat üksüheselt, on see, et me oleme näinud, kuidas üha kasvavas tempos röövitakse ära see lisandväärtus, mida inimesed ja firmad toodavad. Me ilmselt ei möödu nädalatki meie praeguses ajakirjanduses, kus me ei loeks seda, et mingi ettevõte, mis on toiminud 20-30 aastat Eestis, paneb oma uksed kinni ja ütleb, et Eestis ei ole võimalik enam asju toota. Hiljuti oli see teil seal Saaremaal, eks ju, Veiko, et pandi kinni Karjapagar või Saarepagar, ma ei mäleta kumb täpselt. Karjapagar, jah, ta ei ole veel kinni läinud, aga ta lõpetab oma tegevuse pärast 33 aastat. Nii, hea näide sellest, et mis on toimunud seal. Et meil tootvat tööstust, mis on ainus lisandväärtuse tooja tegelikult, seda hävitatakse ja selle asemele on toodud massiivne, üha kasvav ja üha jultunumalt käituv bürokraatide klass. Eesti on ära bürokratiseeritud ja riigist on tehtud tööstusharu. Ainult, et selle tööstusharu osised, ametnikud, bürokraadid ei anna endale aru, et kui nad ei saa piisavalt enam vahendeid, kui see lisandväärtust tootev sektor on ära hävitatud nende toimest, ei ole võimalik enam see, et see tööstusharu, see ametlik, bürokraatlik tööstus võiks seda riiki ja iseennast üleval pidada, sest see riik kukub kokku. Et sellisesse drastilisse situatsiooni minu arvates oleme me välja jõudnud ja kuni sinnamaani välja, et me võiksime öelda, et tegelikult ka igasuguse välispoliitilise saamatuse ja mittediplomaatia üheks selliseks kuidas öelda siis põhjuseks, on see sama bürokraatlik lähenemine, kus ametnikud ei vastuta mitte millegi eest, kus nad täidavad mingit ametisisest ühiskondlikku baaskonsensust, kuni sinnamaani välja, et Eesti
välispoliitika ja Eesti diplomaatia on ära suretatud ja Eesti viidud põhimõtteliselt sellisesse olukorda, kus me oleme ja võime olla ka näiteks idanaabri rünnaku üks esimesi sihtmärke, olles pidevalt kogu aeg ennast pakkunud välja sellisena enda provokatsioonide kaudu. Ehk siis lühidalt kokku võetes, millega Reformierakond siin nüüd rohkem kui 10 aasta jooksul hakkama on saanud, ta on bürokratiseerinud Eesti, ta on loonud sellise Eesti, kus see kasvav bürokraatide klass ei vastuta mitte millegi eest ja see viimane valitsuskoalitsioon nüüd praegu on minu arvates väga kõnekas ja hea näide sellisest Eestist, mis hävitab Eesti elu reaalselt, nii, ja vastutust selle juures ei ole justkui mitte kellelgi. Ja ma arvan, me jõudsime tegelikult väga olulise tõdemuseni välja, kuhu ka mina oleksin oma mõtted suunanud ja saangi seda nüüd teha. Et mulle tuli meelde tsitaat evangeeliumist, kus siis Jeesus Kristus küsib, et kas hingamispäev on inimese jaoks või inimene hingamispäeva jaoks. Ehk siis seal on küsimus teatud reeglite järgimisest hingamispäeval ja Jeesuse küsimuse asetus ongi selles, et kas inimene peab järgima hingamispäeva reegleid või on see hingamispäev mingisuguseks vahendiks selle inimese enda vaimulikuks ja igakülgseks ülesehituseks. Ja täpselt sama saab küsida Eesti riigi kohta. Et kas see riik on mõeldud Eesti rahva jaoks, kas see riik on mõeldud Eesti inimese jaoks või vastupidi, Eesti inimene, Eesti rahvas, Eesti kodanikud on mõeldud selle riigi aparaadi ülalpidamiseks. Ja mida me oleme näinud ja mida sa just kirjeldasid, see on see, et tegelikult riigi aparaadil ja valitseval nomenklatuuril on tekkinud ettekujutus, et Eesti riik on nende nagu mingisugune pärusmõis ja elanikud, kodanikud, kes peaksid ju vähemalt teoorias olema selle riigi omanikud. Rahvas on kõrgeima võimu kandja põhiseaduse kohaselt. Me kõik Eesti Vabariigi kodanikena oleme selle riigi omanikud ja peremehed. Aga vastupidi, suhtutakse meisse, me oleme maksutulubaas, ühesõnaga need, kellele saab peale panna igasuguseid kohustusi, maksta rohkem ja kelle peale saab panna järjest uusi reegleid, osa neist tuleb Euroopa Liidust, osa neist mõeldakse ka kohapeal välja, osadele Euroopa reeglitele keeratakse kohapeal vinti juurde. Ühesõnaga, see on selline mass, nagu mingisugune orjamass või päris orjamass, keda siis sunnitakse reeglitega kuulekusele ja töökusele, selleks, et siis oma peremeestele teenida rohkem tulu. Sest kui me vaatame seda sama maksupoliitikat, millest me oleme siin nüüd selles saates rääkinud natukene, et keda maksustatakse ja kuidas maksustatakse. Et nüüd väidetava apsaka tõttu siis hasartmängude korraldajad, netikasiinod siis konkreetselt on justkui maksuvabaks muudetud, et nemad ei ole maksukohuslased enam hetkel kehtiva seaduse järgi. Samamoodi ju on Reformierakonna juhitud valitsused keeldunud võtma, see vist oli veel Kaja Kallase ajal, keeldunud võtmast maksu pankadelt, välismaa pankadelt, kes nöörivad Eesti inimesi, Eesti elanikke palju jultunumalt, kui nad seda oma asukohariigis, näiteks Rootsis, julgeksid teha. Seal tõuseks ühiskondlik pahameel, et mis asja, et pangad on mõeldud, eks ole, meie igapäeva teenuste korraldamiseks, jah, nad saavad õigustatud teatavat tulu selle pealt, et inimesed hoiustavad oma raha pankades ja et kogu see palga maksmine ja arveldamine käib läbi pankadeks, üle pankadel on siis nagu õigus mõistlikku tulu saada, keegi seda ju ei vaidlusta. Aga nüüd Eesti saetakse taskusse muinasjutulisi kasumeid, mis viiakse Eesti riigist välja ja Eesti valitsus keeldub seda kõike maksustamast ja keda ta siis maksustab. Nüüd viimane näide.
ja siin on jällegi mängus Eesti 200 käsi. Norterras, on ta nüüd siis meie põllumajandusminister või mis ta siis nüüd täpselt on? Mul ei tulegi meelde, et vähemasti põllumajandusvaldkonda ta siin kureerib, mis ameti nimetus täpselt on, las see praegu jääb. Tema siis on tulnud välja sellise eelnõuga, et ära kaotada tasuta ühistransport või tasuta sõit ühistranspordis pensionäridele ja kooliõpilastele. Et kellelt siis peaks hakkama igas kuus nõudma ka piletiraha. Ja kui nüüd mõelda, et kellele siis neid hüvesid praegune valitsuskoalitsioon pakub keskmise palga saajatele, pakub sellele nii-öelda riigiaadlile, jõukamatele inimestele, kelle huvides kaotatakse ära maksuküür, ilmselt siis selles lootuses, et nad toetavad ka edaspidi Reformierakonda või vähemasti progressiivseid jõude, ja täiega pannakse peale maksutõusud, igasugused täiendavad hinnatõusud kõige nõrgematele, sest mind näiteks ühistranspordi teema väga ei puuduta, et ma elan maal ja ma tegelikult ei saa siin ühistranspordiga liigelda, vähemasti mitte mõistliku ajakulu ulatuses, vaid ma pean autoga sõitma, pean automaksu maksma, mul on pandud automaks peale ja nüüd, eks ole, siis teine kategooria, pensionärid ja kooliõpilased, kes siis käivad võib-olla linnas koolis või pensionär tahab ka ikkagi, on vaja tal sõita linna arsti juurde või mingeid asju ajama, peab nüüd hakkama maksma. Et see on täiesti äraspidine riik, täiesti äraspidine arusaam riigist ja see on probleem, et me võime kritiseerida üksikuid eelnõusid, me võime kritiseerida selliseid üksikuid käike, üksikuid väljaütlemisi, mida erinevad võimupoliitikud teevad või ütlevad, aga mis on põhiline, me peame aru saama, et see, milleks Eesti riik on muudetud, see, milline on see valitseva võimu, valitseva seltskonna arusaam Eesti riigist, see on täiesti äraspidine, see on täiesti vastuvõetamatu, sellist me ei ole keegi selle poolt hääletanud. Et isegi need Reformierakonna ja teiste liberaalsete erakondade valijad, kes siis 2023. aastal otsustasid oma hääle anda selleks, et EKRE ei saaks Eestit ära päästa, et ma usun, et nemad ju ei andnud ka selle mõttega seda häält Reformierakonnale, et nüüd järgneks see kohutav riigil laostamine ja lagastamine, mis siis tegelikult järgnes. Et selles mõttes me räägime ka valimispettusest täiesti põhjendatult ja täiesti õigustatult, et selliseid lubadusi ei antud enne valimisi, seda hakati tegema ilma valijate mandaadita pärast valimisi. Seda on õigustatud, ma ei tea, julgeolekuvajadustega, näiteks arvestades taustal käib Ukraina sõda juba, mis ta siis nüüd saab, 4 aastat saab täis varsti, jah. Et see nagu õigustaks kõike. Et me peame tegema maksutõusud, kui meil on julgeolekuvajadused, peame kaitsesse investeerima ja samas jäetakse need nii-öelda solidaarsus küsimused kõrvale välismaa pankade puhul, nüüd huvitaval kombel ka kasiinode puhul, et kõike tehakse äraspidi ja maksab see kõige raskem löök läheb kõige vähem kindlustatud inimeste pihta, perede pihta, keda siis algne automaks ju ka väga valusasti lõi, eks ole, mul endal tutvusringkonnas on inimesi, kellel on puudega laps ja sulle tuleb automaksu arve, eks ole, 800-900 eurot, mida sulle ennem ei olnud vaja maksta, eks ole, aga nüüd tänu sellele, et sul on spetsiaalne auto, et oma puudega last transportida ühest kohast teise, sa hakkad maksma riigile 800-900 eurot. Okei, ma saan aru, et see vist on nüüd ära tagasi võetud, aga see näitab seda mõtteviisi. Ja siin me jõuame muidugi nüüd järgmise küsimuseni, mida me tegelikult nendes saadetes ju kogu aeg küsime ja ka omavahelistes vestlustes küsime, et kaua selline asi jätkuda saab ja kas Eesti valija, kes peaks olema Eesti riigi omanik ja peremees, tegelikult teadvustab enda õigusi ja ka kohustusi selle riigi omaniku ja peremehena ja ühel hetkel sekkub ja reageerib
see ei pruugi olla ainult ju valimiste päev, eks ole. Aga kui nüüd peaks tõesti nii minema, et Reformierakonnal õnnestub jälle tänu osavate avalike suhete osavale korraldamisele, ütleme, sinna valatakse ka raha, võib-olla ka maksumaksja raha isegi, õnnestub avalikust järjekordselt ära lollitada, inimesi ära petta, et nemad on nüüd ikkagi stabiilse majanduse tagajad ja keegi teine peale nende ei oskagi sellist peenhäälestamise kunsti, nagu nemad siin viljelevad, eks ole, väidetavad. Ja kui see valija läheb ja annab neile uuesti selle mandaadi, et siis tuleb küsida, et kas Eesti rahvas üldse või ütleme Eesti kodanik, Eesti valija on üldse küps oma riigi ülalpidamiseks. Ma ei tahaks seda palli nagu praegu liiga vara sinna lükata, sest reitingud ju näitavad ka seda, et tegelikult ju kõige populaarsemad erakonnad, vähemasti küsitluste kohaselt on opositsioonierakonnad, eriti kui me räägime Isamaast ja Keskerakonnast praegusel hetkel. Tõsi, EKRE reiting on alla läinud siin viimastel kuudel, eriti just pärast kohaliku omavalitsuse valimisi. Loomulikult see kõik võib veel muutuda, et selles mõttes me saame öelda, et valija on oma hinnangu andnud. Valija ei toeta enam Reformierakonna sellist äraspidist valitsemist Eesti riigis. Aga kas see ka reaalselt see janu muutuse järgi teoks saab, see nüüd on jälle täiesti omaette teema. Aga ma annan sulle praegu mõttejärje üle. Ja kui rääkida sellest maksupettusest, mis nüüd E200 ja Tanel Teini poolt tõenäoliselt siis Riigikogus läbi viidi, mida presenteeritakse, esitletakse mingisuguse apsakana, siis seal on tegelikult väga oluline aspekt, millele juhtis tähelepanu ka Postimees oma juhtkirjas, öeldes, et jah, tegu oli tahtliku pettusega, aga et opositsioon oleks pidanud nagu rohkem pingutama ka selle nimel, aga on arusaadav, et opositsioon ei pinguta. Siin viitab Postimees tegelikult väga olulisele teemale, mille tagajärgi me praegu ka parlamentaarses kultuuris nii-öelda naudime ja millest me oleme ka siin rääkinud nendes saadetes kordi, kui mitte 10 kordi. Ja selleks on tegelikult ka parlamentaarse kultuuri ja parlamentarismi täielik kokkuvarisemine. Ehk siis opositsioonil pole mõtet enam süüvida koalitsiooni eelnõudesse ja hakata sealt otsima mingisuguseid parandusi või mingisuguseid riukaid, et need riukad on kõik sinna sisse kirjutatud ja opositsioon võib ükskõik mida teha, ükskõik milliseid kõnesid pidada puldis, ükskõik kui ratsionaalseid argumente välja tuua ühe või teise eelnõu vastu, miks seda vastu ei tohiks võtta, kuidas see kahjustab Eesti avalikkust, aga loomulikult ei võeta opositsiooni mitte mingilgi määral arvesse. Et Eesti parlamendist, Riigikogust on saanud teerull, kus koalitsioon oma enamusega rullib üle kõikidest opositsiooni ettepanekutest, kehtestab oma eelnõud ja koalitsioonisaadikutest eelkõige loomulikult on saanud lihtsalt kummitempel, kes täidavad koalitsiooninõukogu juhiseid. Ja seal võiks olla lihtsalt, ma olen korduvalt seda väljendanud, aga nende saadikute asemel praeguses Riigikogus lihtsalt üks inimene, kes kasutab omaenda mandaate. Mitte, ma ei tea, 30 või rohkem Reformierakonna saadikut ja siis veel natukene, kui palju neid E200 saadikuid seal nüüd siis iganes ongi. Midagi 20 ringis või? 14 oli neid vist. 14 oli vist, jah. Sinna kanti vähemalt. Just sinna kanti. Või oli isegi rohkem natukene, aga igal juhul oleks meil seal 2 inimest, kes lihtsalt vajutaksid nupule nende mandaatidega ja piisaks põhimõtteliselt. Niimoodi toimib. Sellise automatisatsiooni tasemele on jõudnud Eesti Vabariigi Riigikogu. Nii. Ja väga hästi iseloomustab seda olukorda ka see, kuidas käitus parlament nüüd alles hiljuti, kui Varro Vooglaid andis sisse lipuseaduse muutmise eelnõu, mis tegelikult kehtestab väga mõistlikud printsiibid. Nii, parlament hülgas selle eelnõu loomulikult, aga see eelnõu
tõesti toob välja nagu ratsionaalsed printsiibid, et esiteks avaliku sektori hoonetel võib siis koos Eesti lipuga heisata teiste riikide või rahvusvaheliste organisatsioonide lippe vaid ajutiselt ning üksnes protokollilistel eesmärkidel. No näiteks siis, kui, ma ei tea, rahvusvaheliste organisatsioonide kõrged esindajad tulevad Eestit külastama või presidendid, riigipead, nii edasi. Nii. Ja teiseks punktiks selles eelnõus on see, et avaliku sektori hoonetel, muuseas ka Eesti Vabariigi diplomaatiliste välisesinduste hoonetel, on koos Eesti lipuga keelatud heisata ideoloogilist sõnumeid kandvaid lippe ja avalikult eksponeerida muid ideoloogilist sõnumit kandvaid sümboleid. Jällegi äärmiselt mõistlik ettepanek, viidates sellele, kui iharalt on meie välisministeerium ja paljud teised organisatsioonid siin lehvitanud homolippe erinevates nii-öelda oma enda saatkondade juures ja ka välisministeeriumil. Nii, aga see, mis toimus, oli, et kogu meie Riigikogu, kaasa arvatud ka opositsioonierakonnad, nii Isamaa kui ka Keskerakond toetasid selle eelnõu prügikasti saatmist. Koalitsioon hääletas selle loomulikult maha, aga need teised opositsioonierakonnad, ka Keskerakond ja Isamaa, ei osalenud hääletusel, ehk siis tegelikult toetasid, et see eelnõu ei saaks mingisugust võimalustki Riigikogus läbi minna. Et sellisel tasandil oleme me jõudnud Eesti lipuga, et kui siin nüüd küsida seda, et kes nüüd Eesti lipu eest võitleb, et Eesti lipp oleks Eesti riigi asutustel lehviks meie enda maa riigi sümbolina, siis siin loomulikult see sama mees nagu Varro Vooglaid, kes on korduvalt öelnud, või keda on korduvalt süüdistatud selles, nagu sooviks ta seda, et Toompeale lehviks justkui mõne muu maa lipp või talle ei tekitaks see probleeme, kui seal lehviks see lipp. Et loomulikult mitte, sellist asja ta pole kunagi väljendanud, aga selge on see, et ka see küünilisus tegelikult, millega suhtutakse oma enda maa sümboolikasse ja selle sümboolika olulisusse, viidates siin hiljutist sündmust Viljandi Raekojaga, kus Ukraina lipud võeti maha ja see sai sellise Viljandi endiste linnapeade kriitika tulva osaliseks, et et meile justkui oleks kehtestatud dogmaatiline, vaat et peaaegu kvaasireligioosne nõue sellest, et Eesti ametiasutuste ja avalike asutuste fassaade peab ehtima Ukraina lipp, kujutate ette, kuhu maani me oleme välja jõudnud. Ja pandi tagasi, et Viljandi linnavalitsus andis järele, seda juhib vist minu teada Isamaa, aga EKRE on seal koalitsioonis, andis järele ja ütles, et ei, et paneme need lipud tagasi, meil peab olema siin. Ei pandud tagasi linnavalitsuse või sellele Raekoja hoonele, vaid sinna ette masti, et need rangelt võttes ikkagi hoonele ei pandud tagasi. Ahah, selge, väga hea parandus. Noh, jah, ütleme siis nii, et tehti pool tehet ära täistehtest, aga ikkagi on meil siin, kuidas öelda, selgelt mingisugune järeleandmine toimunud, eks ju. Aga see kultuur, kuhu me välja oleme jõudnud, et Riigikogus ei lähe nagu väga elementaarne seadus läbi või et sellele lihtsalt sülitatakse ka opositsiooni poolt, teiste opositsioonierakondade poolt ning siis kuidas öelda, sellist religioosset fundamentalismi, peaaegu religioosse fundamentalismi selliseid tunnusjooni omandav Ukraina kultus siis kuidagi igal pool domineerib ja korrigeerib asju, kui asju ei tehta niimoodi, et see näitab ühelt poolt sellist ka Eesti, kuidas öelda, hoolimatust oma enda pärandi suhtes, aga loomulikult laiemas plaanis näitab see täielikku ükskõiksust parlamentarismi printsiipidele, kus opositsioonil on oluline roll. No see näitabki eeskätt sellise ennast liberaalseks ja progressiivseks pidava seltskonna hoolimatust ja ühelt poolt meie rahvussümbolite vastu ja teiselt poolt see näitab
väärtuspoosetamist. Tahetakse signaliseerida seda, et meie kuulume õigele poolele, meie seisame õigete asjade eest ja meie seisame õigete väärtuste eest. Meie seisame koos Ukrainaga nende võitluses, justkui selle lipu heiskamine kuidagi Ukrainat aitaks tema võitluses Venemaaga. Meie seisame, ma ei tea, avatud, võrdse ühiskonna eest, heiskame siis kõik need vikerkaarelipud ja translipud ja loomulikult, kui me heiskame ka veel, ma ei tea, mingid Euroopa Liidu lipud, siis me näitame, et me seisame euroopalike väärtuste eest. Ühesõnaga, see on täiesti, ma arvan, et ka see religioosne aspekt seal, mis on kahtlemata olemas, aga seda kasutatakse jällegi küüniliselt ära. Et ega need inimesed ei usu ju ise mingitesse väärtustesse. See on nende jaoks nagu pigemini selline vahend, mille kaudu võimul püsida ja oma võimu kindlustada. Nad teavad, et nad peavad õigeid lauseid välja ütlema, nad teavad, et nad peavad õigeid žeste, õigeid märke, õiget sümboolikat demonstreerima ja see kõik kuulub selle mängu juurde. Et loomulikult lihtsad inimesed, kes siis valivad nii-öelda pool, eks ole, kes on seal rahvuslased, kes on konservatiivid, kes on jällegi edumeelsed ja progressiivid, et ka nemad siis koonduvad vastavate lippude ja sümbolite alla ja kuna neid nii-öelda sellest Ukraina religioonist või kvaasireligioonist ära eksitatud inimesi Eestis on päris palju, et siis kahtlemata see tähendab nende jaoks ikkagi väga olulist asja, et võim jätkuvalt on ikkagi nii-öelda õigete ja omade käes, et Ukraina lipud lehvivad ja kui nüüd kuskil omavalitsuses tuleb see Isamaa või tuleb ka EKRE võimule ja hakkab neid lippe sealt kõrvaldama, et siis tõuseb pahameel, siis keritakse ka selline meediaskandaal kohe üles. Me näeme, kuidas rakenduvad need käigud ja tegevusmustrid. Aga siinkohal mina ütleks küll, et see Viljandi omavalitsus oleks pidanud ikkagi endale kindlaks jääma, et juhul kui seal olidki mingid seletused, et ega me plaanisimegi need Ukraina lipud sinna masti tõmmata, aga me ei saanud lihtsalt neid suuri lipukangaid kätte nagu tootja poolt, et me jäime natuke hiljaks, et me võtsime enne nagu hoonelt need lipud maha, aga me tahtsime sinna hoone ette masti tõmmata, eks ole, aga ei tulnud ja siis tuli nagu pahameel, et ärge saage meist valesti aru, et me ikka ei tahtnud maha võtta Ukraina lippe. Ma ei tea, et kui on selline äratundmine, et see on vale, et Eesti riigiasutusel ja ka kohaliku omavalitsuse asutusel hoonel on ainult Eesti lipp, kui on selline tunnetus ja arusaamine, et siis sellisel juhul tuleb jääda endale kindlaks ja mitte mängida lippudega. Et minul on täiesti vastuvõetamatu, et meie riigiasutustel ja omavalitsushoonetel lehvivad veel mingisuguse muu riigi lipud. Välja arvatud tõesti protokollilistel põhjustel, kui on mingisuguse riigi, ma ei tea, riigipea või suursaadik või keegi tuleb külla, et siis nagu tema auks heisatakse ka teise riigi lippu. Selle vastu mul ei ole vähimatki, aga just nimelt, et Eesti riik muudetakse justkui mingi teise riigi oblastiks või osaks või ma ei tea milleks, eks ole. Loomulikult ka see on puhas küüniline selline poliitiline kalkulatsioon Reformierakonna poolt eriti, aga ka teiste selliste liberaalsete erakondade poolt, mis siis peaks kuidagi nende positsioone ühiskonnas tugevdama, sõidetakse siis sellistel inimeste kaastundel ja ka inimeste hirmudel, et Venemaa ees kui sa toetad Ukraina võitlust, siis sa ikka paned sinikollase märgi rinda, sinikollase lipu lehvima ja kuidagi leiad lohutust ja julgustust sellest ja meie riigina ka näitame sulle, et me oleme täpselt samal lainel. See on see. Ja teine asi, mis ma tahaks sellega seoses öelda on, et kui nüüd paljud inimesed loodavad, et äkki järgmisel aastal 2027. aasta märtsis, kui on Riigikogu korralised valimised, et me usaldame oma hääle Isamaale. Anname Isamaale võimaluse valitsust moodustada ja tõenäoliselt Isamaa kaasab Keskerakonna. Ma arvan, et Tallinna võimuliit on tõepoolest siin nagu selline väike mudel, mida Isamaa ja Keskerakond ka valitsustasandil hakkaksid tegema
nii et minu meelest tasub jälgida seda, mida Tallinna koalitsioon teeb ja kuidas ta teeb ja noh, millised nende suhted seal on ja et see on nagu selline väike indikaator sellest, mis ka riigi tasandil hakkab juhtuma. Aga noh, mis minu kui konservatiivi nagu peamine selline etteheide on, et noh, kahtlemata ma arvan, et Isamaa jätaks mitmed sellised lollused tegemata, mida Reformierakond praegu teeb ja mitte lihtsalt lollused, vaid selline küüniline kahjurlus võib-olla leeveneks. Aga sellest samast Viljandi lipuloost me näeme seda, kuidas tegelikult Isamaal on üsnagi selline pehmeke, ei taha ka kuidagi pahandada siis liberaalset üldsust ja loomulikult nägime seda ka siis sellest eelnõust, mille Varro Vooglaid ja EKRE esitasid, kus siis Isamaa ja Keskerakond mõlemad ei osalenud hääletamises. Ma ei tea, kas neil olid seal mingisugused kõnelused opositsioonierakondade vahel, kas EKRE kutsus neid kampa või kuidas see suhtlemine oli, ma seda ei tea. Aga igatahes kõnekas see on, et Isamaa ja Keskerakonna valijad ju tegelikult ju toetavad, noh, vähemasti Keskerakonna valijate suur osa kindlasti ei toeta Ukraina lippudega lehvitamist avalikus ruumis. Ja noh, Isamaa kui selline ennast rahvuslikuks erakonnaks pidav partei, et ka tema toetajaskond ju peaks ikkagi Eesti lipule keskendumist ju toetama. Kusjuures nüüd tulid ju väga huvitavad küsitlustulemused Norstatilt, mis puudutab siis Eesti elanike suhtumist Ukraina lippude lehvimisse avalikus ruumis. Ja selgus nimelt, et 52% elanikest ei soovi näha Ukraina lippe avalikus ruumis. Et ühesõnaga, et selline vaimustus on kahtlemata üle läinud ja inimesed tegelikult leiavad seda, et las olla ikkagi ainult Eesti lipp meil siin lehvimas. Ja ma vaatan, kas ma leian, ma leidsin üles, et huvitavad on ka need protsendid erakondade liikmete või toetajate kaupa siis, et see, et Ukraina lipud ei peaks avalikele hoonetele jääma, seda siis toetavad 90% EKRE valijatest, 85% Keskerakonna ja 49% Isamaa valijatest. Ehk siis Isamaa puhul, praktiliselt pooled Isamaa valijad leiavad, et ei peaks olema Ukraina lippe. Ja muidugi siis vähem vastavad siis need liberaalsemad erakonnad, aga ma annan nüüd ka vastupidises järjestuses just need liberaalsemad erakonnad lippude hoonetele jäämist toetab 77% Reformierakonna, 77% Sotsiaaldemokraatliku erakonna, 73% parempoolsete valijatest ja siis 43% Isamaa, 10% Keskerakonna ja 5,9% EKRE toetajatest. Nii et tegelikult me näeme, et avalik arvamus on selgelt muutumas selles küsimuses ja vastavate erakondade siis Isamaa ja Keskerakonna toetajad ei poolda tegelikult seda Ukraina, tõepoolest mõõdutundetut kultust, mis väljendub ka muuhulgas siis Ukraina lippude lehvimises. Ainult, et Keskerakond ja Isamaa vähemasti esialgu ei ole nüüd julgenud tulla veel vastavate nõudmistega avalikkuse ette, vaid vaikselt siis lastakse EKRE-l midagi teha, see sõim ja pahameel kõik enda kaela saada ja siis vaikselt hiilitakse välja. Ja ma tahan sellega näitega öelda seda, et head valijad, et kui te nüüd mõtlete hakata siin toetama Keskerakonda ja Isamaad kui mingisugust muutuse toojat, jah, mingi muutus kindlasti nende valitsemisega tuleb, aga me näeme täpselt samasugust sellist pehmo suhtumist ja sellist poolikut otsustamatust isegi teatud väärtusküsimustes, nii et ma ei näe kahjuks sealt nagu seda jõulist muutust tulemas ja see teeb mind päris ettevaatlikuks ausalt öelda nii Isamaa kui Keskerakonna puhul. Ja ma ei seoks isiklikult oma selliseid poliitilisi ootusi nende kahe erakonnaga, et ma loodan, et nad võib-olla võtavad asjad kätte ja muutuvad ka julgemaks ja kindlameelsemaks, aga mul on vähe usku sellesse.
Ja ma hiljuti rääkisin siin just inimestega, kes võitlevad tuulikute vastu Põhja-Pärnumaa vallas ja Pärnu linnas ja vallas ning rääkisid seda, et Põhja-Pärnumaa vallas on Isamaa ilusti esindatud ja on põhimõtteliselt juhtiv jõud linnavalitsuses, saavutades selle koha väga selge loosungiga, et ollakse tuulikuparkide vastu. Ent nüüd siis, kui hakatakse tegema uusi projekte ka Vändra vahetusse lähedusse, siis võetakse juba sootuks teistsuguseid positsioone. Võetakse juba sootuks selliseid hallimaid positsioone siis ja räägitakse sellest, et poliitikil tuleb teha pigem poliitilisi otsuseid kui väärtusotsuseid. Et ka seal on väga oluline küsimus, et kui te olete kohalike omavalitsuste valimistel valinud Isamaad, siis ka seal tuleb tegelikult välja väga tõsine küsimus, et kas te olete saanud seda, mida nad teile on lubanud, ka kas või näiteks tuulikute küsimuses, tuuleparkide küsimuses. Et see on üks väike pisikene indikatsioon olnud ühes konkreetses vallas. Saab näha, kuidas siis nüüd valitsuskoalitsioonid erinevates valdades on ja eks see ole selline paras matemaatika ja inimeste vaheline suhtlus samuti, et kõik ei ole nagu ühe puuga võetav, aga mingeid väga tõsiseid märke, et Isamaa ka selles küsimuses järgi annab, isegi olukorras, kus ta on lubanud, et ta seisab selgelt tuulikuparkide vastu, on ikkagi väga, väga tõsine ohumärk. Aga võiks küsida, et aga mis see siin saate lõpus, et mis vahet siis on, et kas meil on mingisugused lipud siin Eesti riigiasutustele, et nad ehivad riigiasutuste Facebooki lehti ja avalikke logosid või mitte, et mis seal ikka vahet on. Tegelikult on küll, see on väga suur vahe. See on, lipp on see, mis algusest peale on tähistanud seda ja sümboliseerinud seda, kelle oma see riik on, kelle territoorium siin tegelikult on ja kellele see riik kuulub. See on lipu üks sümboolne väärtus. Lipp tähistab ka väärtusi, millele see riik rajaneb ja annab selge signaali, et kui seda lippu kasutatakse ja see lipp heisatakse, siis need väärtused on sellised, mida peetakse kalliks. Et kui meil tõepoolest on selline vooruse edastamise kultuur, et oluline on lihtsalt olla poliitiliselt korrektne ja panna Ukraina lipp igale poole, siis sellega liberaalne front annab selgelt märku, et me oleme lihtsalt ühe globalistliku projekti teenistuses siin ja meie voorusedastus annab märku seda, et me oleme need, kes on võtnud omaks sellise Euroopa Liidu süvariikliku nägemuse Ukraina sündmustest. Ning selles mõttes on hea vaadata seda, et see sümboli tajumine nendes arvudes, mida sa siin välja tõid, on hakanud tõepoolest ühiskonnas muutuma, inimestel on hakanud saama kõrini sellest, et Eesti riigilipp on, ma ei tea, vaatad peaaegu teisejärgulisel kohal Eesti Vabariigis, vähemalt kui arvata ja vaadata Eesti riigiasutuste sümboolikat tänasel päeval, mis kõik on ehitud Ukraina värvidega, siis see on nagu hea areng, et inimesed hakkavad tõepoolest mõtlema, et meil on vaja ikkagi seda, et me taastame sümboolsel tasandil selle, et siin on Eesti riigivõim. Praktilisel tasandil selle taastamine, et meil tõesti oleks siin Eesti riigivõim ja see riigivõim ei oleks mingisugune monstrum, mis on varjunud sinimustvalge lipu taha, tehes neid samu globalistlikke sigadusi, mida ta on siin teinud 10 ja rohkem aastat, siis selle taastamine, see on juba küsimuste küsimus ja loomulikult peamises rollis selles on eelkõige valijad, need, kes peavad aru saama ja läbi nägema sellest valest, millega me seda saadet alustasime, nendest reformierakondlikest valedest ja tegema oma otsuse valimiskasti juures, et mitte valida seda Eestit hävitavat erakonda enam tagasi vähemalt valitsusse, parem oleks veel kui isegi mitte Riigikokku. Aga ma arvan, et nende mõtetega me seekordse saate peame lõpetama, sellepärast et aeg hakkab läbi saama. Ma tänan teid kuulamast, head inimesed, ja suur tänu Veiko selle diskussiooni arutelu eest. Aitäh kutsumast ja loodan, et ühel mu heal sõbral ei ole õigus, kui ta leiab, et
et valitsus on vist ikka Eesti rahva nägu. Loodame, et see nii ei ole. Loodame, et see tõesti nii ei ole. Aitäh, Veiko, ja suur tänu kuulamast. Selline oli Objektiivi raadiosaade. Mina olen Markus Järvi ja teisel pool internetisilda oli Veiko Vihuri. Kõike head! Objektiivi raadio.